on ikka võimas tunne küll seda aparaati käes hoida. Ilmselt kõik autojuhid, mootorratturid ja mõni kiirem jalgrattur teab, mis asi see on. Olen isegi aeg-ajalt kergendunult ohanud, kui sellest möödudes näen, et spidomeetril oli õige kiirus ja trahv jääb seekord saamata. Aga täna saab sellest aparaadist meie suur sõber. Nimelt oleme Kiltsi lennuväljal selleks, et välja selgitada, kui kiiresti sõidavad Eesti kõige kiiremad mootorratturid. Ma tegelen kiirendusega ehk siis drag racing'is päraselt. Kui ma õigesti mäletan, see oli 2004 aasta, kus ma ei teadnud, kus tsikli käimagi läheb. Et pidin helistama sõbrale ja küsima, kus ta käima läheb. Georg ehk Korke on tänaseks vaat et Eesti kõige tuntum tsikliehitaja. Tema käe alt on läbi käinud 100 mootorrattaid, millega mees on korda saatnud maiseid imesid. Korke tuunitud võidusõiduratastest on saanud nõutud kaup välismaal. Mu esimene võistlus nägi nii välja, et mind ei saanud isegi viimaseks lugeda, et kohe nii aeglane olin. Aga just see suurendaski huvi. Kiirendus meeldibki see rohkem, et sa arendad kogu aeg tehnikat ja seejuures üritad seda tehnikat ekspluateerida just nii palju kui vähegi võimalik. 400 meetri lõpus oleks mul 0,001 täpsusega aeg ja stabiilselt hoiaksid seda aega. Siis sa tead, et sa oled selles tsiklis praegu maksimumi välja. Kiirendusvõistluste distantsi on mees nühkinud 100 ja 100 kordi. Korke nimel on kehtiv Eesti rekord kaherattaliste kõige võimsamas võistlusklassis. 400 meetrise raja läbis ta rekordsõidul vaid 9 sekundiga ning finišijoont ületades näitas radar Siinmail esmakordselt 271 kilomeetrit tunnis. Tänased plaanid on trenni teha ja 400 meetri lõpus sõita madalat 9 aega ja seejuures ületada 250 kilomeetrit tunnis. Ja lõpus proovida miiliga just tippkiirust ja seal ületada 300 piiri. Korkega on tänasel kiirendustreeningul liitunud ka tema tiimikaaslane Kristjan. Kristjan on multitalent, kelle põhijala on ringrajasõit, kuid kiirendusrajal pole 650 kuupsentimeetriste tsiklite võistlusklassis talle vastas terves maailmas. Hetkel oman 2 Eesti rekordit, nii ajas kui lõppkiirus. Aeg on 9,664, mille sarnast aega meie ei ole isegi nagu Euroopast ega maailmast leidnud. Ja lõppkiiruseks sain ka rekord enda nimele, mis on 226 kilomeetrit tunnis. Motoringraja sõit on hästi tehniline, et seda peab hästi kaua õppima ja just tehnikat. Ja kiirendusel on siis kindlasti ongi tähtis see kogemus, et sa suudaksid nagu ratast hallata või vallata. Laseme nüüd mootorid haljaks ja osutid piirajasse. Palav päev paneb küll meeste vastupidavuse proovile, kuid suured kiirused ootavad alistamist. Ohtude ees siin risti ette ei lööda. Purunematud mehed on läbi käinud nii tulest kui veest. Mul on olnud piisavalt neid kukkumisi ja luumurde, et lihtsalt lõpetada see lugemine. Alguses, kui ma alustasin aastal 2007, Soomes kukkusin nii õnnelikult, et ise ei murdnud ja ei lõhkunud midagi ära, aga ratas põles täiesti maadele. Äkilise loomuga mootorrataste ohjamine pole naljaasi. See on kui taltsutamata hobusega ratsutamine. On selge, et igaüks taoliste mootorrataste juhtimisega hakkama ei saa. No kui võtta tänavalt mõni sõitja ja võtta siuke kiirema otsa sihkel, mis on juba täis spetsiifikat, see on suht suur tõenäosus, et ta keerab selle külili, sest tal puudub igasugune kogemus ja teadmine selle juures, et näiteks enamus tsiklitel, mis kiirendavad, on jäigad sidurid, neil ei ole enam seda libisevat süsteemi. Ja sama käiguvahetus on tehtud võimalikult kiireks, võimalikult väikseks ja see peab väga täpne
jalaliigutus olema, et seda ära kasutada. Kui see ei kasuta ära, siis käik jääb 2 käigu vahele ja ongi käigu eest. Kiirendusrajal hakkavad mängima tõsist rolli kõikvõimalikud välised tegurid, mis motorrataste vastupidavuse äärmuslikes tingimustes proovile panevad. Meeste ülesanne on säilitada kaine mõistus ja keskenduda sooritusele. Kombes oodata oma starti, see on ikka piin. Burnout'i ajal tuleb kindlasti jälgida seda, et see ei kuumuta rehvi üle ja seejuures sa oled piisavalt teda soojendanud ja kaasa arvatud küljed, sest küljed on need, mis hoiavad veel mõnda aega soojust sees. Ja stardis olles kindlasti tuleb jälgida, et see ei nihku mitte millimeetritki. Aga koha pealt minnes kindlasti alati jälgin seda, et mu suund on õige, sest koha pealt startides ikka kipub asi kuskile poole ära kiskuma ja nii kui sa said suuna kätte, see on põhimõtteliselt 5 meetri jooksul, siis edasi jälgid näidikuid, et õigel ajal käik ära vahetada. Täna palume Korkel purustada meie nähes maagilise 300 kilomeetrise tunnikiiruse piiri. Korraldame katse, et testida, kas radar hakkab tõrkuma juhul, kui kiirus on liiga suur. Tippkiiruste kontrolliks kleebime kiirendusrattale mobiiltelefoni, mis mõõdab kiirust GPS-süsteemiga. Lõppkiiruse saavutamiseks tuleb Korkel kasutada miilipikkust lennuraja lõiku. Lisaks on äärmiselt oluline ka ohutu pidurdusmaa, mida peab nii suurtel kiirustel olema vähemalt pool kilomeetrit. Ja siin on esimene katse. Kas 300 kilomeetrit tunnis on reaalne? Eelmise katse tulemuseks jäi 276 kilomeetrit tunnis. Pärast pisikest seadistamist vaatame, kas Korke suudab viimasel katsel ületada müstilise 300 kilomeetri piiri. Ja muidugi, mida teeb liikluskaamera? On seda kiirust tema jaoks liiga palju või saab ta selle kõik meile edastada? Kaks 6-0, 2-6-9, 2-7-8, 2-8-5 ja 2-8-8. 2-8-8. Ütleme nii, et jälle väga hea tulemus. Kontrollime teisel katsel ka GPS-i kiiruse näitu. Räägi, mida mobiiltelefon näitas? Hea küsimus. Sul ei ole veel mahti olnud vaadata, ma saan aru, jah? Jah. Ma ei usko vaadata. Näed, maksimums 288. 288,2. Ma ütleks selle peale. Näha on, et raskelt kätte tulev eesmärk on Korket aina innustanud. Kas maagiline kiiruspiir saab ületatud või loodame võimatut? Kaheksa, 301, 303, 300 on täis. No nüüd on küll põhjust sulle palju õnne soovida. 303, meil oli täpselt sama.